Citroenil on välja tulnud uue põlvkonna C5 Aircross hübriid. Nagu näete, väga julge disainiga linnamaastur, mis on palju ruumikam, täis tänapäevast tehnoloogiat ja loomulikult ei ole mitte kuskile kadunud ka Citroenile omane mugavus. Meie tänane proovisõiduauto on C5 Aircross pistikhübriid ja mina vana dinosaurusena olen tõeline pistikhübriidide fänn, sest mulle meeldib see, kui aku saab tühjaks, ma ei pea muretsema, kas ma pean otsima endale kuskil koha, kus ma saaksin seda laadida. Ja C5 puhul on veel positiivne see, et VLTP järgi lubab sõiduulatust 85-87 kilomeetrit. Ehk siis põhimõtteliselt oma igapäevased sõidud tööle, koju, poodi ja lasteaeda ja veel tagasi saad sa teha elektri peal ja sa ei pea muretsema, et kui aku tühjaks saab, siis loomulikult 1,6 liitrine bensiinimootor veab su kenasti koju. Ja vaadates praegu, mis meie bensiinijaamades postihindadel toimub, siis ma arvan, et elektriga sõita on praegu ikka väga mõnus. Disainerite kätt on siin ikka tunda iga nurga pealt. On näha, et siin on öeldud, tehke, mis te teha tahate. Ja seda julgust ja sellist teistsugust lähenemist on siin hästi palju. Minu mäletamist mööda varem ei ole Citroenidel nii suurt ekraani olnud, kui nüüd C5-l on ja seda elutoa vibe'i on tehtud nii, et seda oleks tunda ka tagaistujatel. Ehk siis sa istudki nagu mõnusalt diivani peal, tagaistuvad inimesed saavad selle sama mõnusa tunde kätte, sest uus C5 Aircross on eelmisest mudelist palju pikem, palju laiem, ehk siin on ruumi hästi palju. Sul on piisav ruum tagaistumiseks, ees ja loomulikult sa saad oma pagasi ka kenasti ära mahutada. Et on selline mõnus, kompaktne, samas selline ruumikas linnamaastur. Uue Aircrossi puhul mulle väga meeldib see, et siin on hästi palju nutikaid lahendusi, disainelemente, näiteks käetoed on täiesti teistsugused. Teine äge lahendus on see, et kindal aegas on nõgus, et sul ei ole seda muret, et su põlved kogu aeg vastu seda kindal aegast lähevad. Ta on disainitud nii, et sul on piisavalt ja mõnusalt ruumi põlvede jaoks. Mulle meeldib, et siin suure ekraani all on alles ka veel need vanad head päris nupud, ehk siis mingid asjad, mida sa kiirelt soovid üles leida, saad kenasti siin vajutades teha. Ja näha on, et materjalide poole pealt pole siin mitte kuskil kokku hoitud. Lisaks nendele ülipehmetele istmetele on siin rohkesti kasutatud ka pehmeid materjali siin polstritena, et sellist kõva plastikut siit Citroenist ei maksa otsida. Kogu julge disaini juures jääb veel eriti silma need tuled ja need ei ole lihtsalt niisama tulelt disainitud sellised ägedad ja teistmoodi, vaid neil on ka täitsa praktiline väärtus. Näiteks elektri Aircrossi puhul sa võid isegi koguni sõiduulatuses säästa 30 kilomeetrit tänu just selle sama tule disainile. Sõiduomaduste poolest on C5 hästi mugav. Ta on hästi pehme, vedrustus on hästi mugav, rool on hästi kerge. Jah, võib-olla kui sa tõelist sportbüssi otsid, siis selle auto puhul seda otsida ei maksa, aga liigub ikkagi väga hästi edasi. Sõiduomaduste poolest on Citroen hästi mugav. Kerged augud, mis siin tänaval on, need lähevad nagu lenneldes läbi ja seda pehmust, mugavust on siin salongis väga palju. Te võite vaadata ka meie varasemaid saateid, sest Kaspar käis sõitmas Citroen C5 Aircrossi bensiinimootoriga. Täna on meil pistikhübriid ja juba loetud kuude pärast on saadaval ka täiselektriline. Ja selle masina sõiduulatus on üllatuslikult pea 700 kilomeetrit. Nii et ühe laadimisega pea 700 kilomeetrit, no millest me räägime. Kokkuvõttes võib öelda, et see auto on mõeldud inimesele, kes soovib mugavust, ruumikust ja näiteks oma igapäevaselt sõidud teha elektriga. Ja kellel varasemalt on millegi pärast Citroeniga selline eelarvamus või lihtsalt kuidagi ei ole kõnetanud, siis soovitan kindlasti minna proovisõidule, sest ma olen enam kui kindel, et te üllatute, millise arengu Citroen vahepeal teinud on, kui palju ägedat tehnoloogiat, mugavust ja sellist kihvti välimust Citroen pakub.